Tere! Tänase lugemise ampsu tegelasteks on poisid ja tüdrukud sellisest raamatust nagu Õnnekaare õed ja Vimka vennad. Ja kirjutanud on selle loo Jaana Maasik. Kes teist on lugenud Pullerbi lapsi, siis nende jaoks see raamat on üsna tuttav, sest tegemist on minu arvates päriselt nagu eestimaise Pullerbi laste looga. Kuidas siis meie Õnnekaare õed ja Vimka vennad oma tegemistega pihta hakkavad? Igal peatükil on ilus pikk pealkiri ja raamat algab peatükiga, kuidas meil asjad käivad. Minu nimi on Lenna. Ma olen praegu 7-aastane, aga seda pole kauaks, sest varsti on mul sünnipäev. Mul pole ühtegi õde ja mul pole ka ühtegi venda. Sellest on kahju. Minu ema nimi on Marge ja me elame Õnnekaare tänaval. Te ehk arvate nüüd, et me elame kuskil rõõmsas kohas. Nii see ongi. Meil on siin tõesti lõbu laialt. Kunagi oli siin ümberringi mets. Nüüd jääb puid iga aastaga aina vähemaks ja asemele kerkivad majad. See polegi võib-olla lõbus, aga nii see on. Ema ütleb, et majad kerkivad just kui seened. Uutesse majadesse kolivad lapsed, nendega koos muidugi ka emad ja isad. Meie tänaval ja nendel tänavatel, mis meie lähedal on, elab juba ühe korraliku jalgpallimeeskonna jagu poisse ja 11 tüdrukut. Kusjuures ma ei arvestanud praegu nendega, kes on alla 4-aastased või vanemad kui 15. Minu parimad sõbrannad on Mirtel, Emma ja Saskia. Mina ja Saskia käime juba koolis, aga Emma ja Mirtel lähevad 1. klassi sügisel. Me oleme kogu aeg ninapidi koos, sellepärast kutsub Mirteli ema meid õdedeks. Emma isa kutsub meid aga mereröövli tütardeks. Teda ajab see naerma, aga mina ei teagi, mis sellest arvata. Meil on ju siiski erinevad isad ja neist kõigist on teada, et nad pole mereröövlid. Vahel on poistega just päris lõbus, sellepärast tutvustan ma neid ka. Marti ja Oskar käivad minuga ühes klassis. Marti kannab prille ja on alati kõige sõbralikum. Oskar mängib hästi jalgpalli ja on vaikne. Siim on suur ja tugev ja ta tahab alati nalja teha. Tema läheb sügisel juba 3. klassi, täpselt nagu Saskia. Talvel, kui üks poiss mulle lumepalliga vastu pead viskas, astus Siim ähvardavalt selle poisi juurde ja ütles jämeda häälega. Viimane kord, kui sa minu tänava tüdrukut kiusad. Kas on selge? See poiss oli päris ehmunud ja mul oli uhke tunne. Aga tavaliselt on poistest siiski keeruline aru saada. Nagu praegugi. Tormavad karjakesi mööda teed, nii et kardinad mu toa akna ees tuuletõmbuses lehvima löövad. Mina küll aru ei saa, mis asju nad ajavad. Me elame emaga Õnnekaare tänava majas number 16. Emma elab majas number 12 peaaegu meie kõrval, ainult Marti maja on vahel. Saskia elab üle tee majas number 15. Kui ma pööningu trepist üles ronin, siis saan otsa aknast Saskiale lehvitada. Tema tuba on seal kollaste kardinate taga teisel korrusel. Mirtel elab veidi kaugemal majas number 4. Meie maja on Õnnekaare tänava viimane. Selle ehitasid mammi ja taat juba päris ammu siis, kui ema oli alles väike. Kui mina sündisin, kolisid mammi ja taat maale kulmutallu ning hakkasid seal lambaid ja kanu pidama. Nii ongi juhtunud, et meie maja on Õnnekaare tänaval kõige vanem. Aga see on sellegi poolest hirmus armas. Mulle, Mirtelile, Emmale ja Saskiale meeldib siin alati mängida. See võib olla ka sellepärast, et meile lihtsalt meeldib koos mängida. Ükskõik kus. Nüüd on siis pilt nagu loodud, et kes siis seal Õnnekaare tänavas elavad, olgu need siis poisid või tüdrukud ja edaspidi hakkavad siis raamatu lehekülgedel juhtuma lood. Igasugused. Lapsed päästavad putukaid, siis nad katsuvad ujuda, siis nad käivad öösel väljas,
sest et neil oli kange tahtmine kangelasi mängida, siis otsustavad nad remonti teha ja üldse hakkavad nad elama esimesel pilgul täiesti igapäevast suvist elu Õnnekaare tänaval. Aga ärge arvake, seiklused ei jää tulemata ja need seiklused saavad teile tuttavaks siis, kui te võtate raamatu ja loete ise kõik lood lõpuni läbi. Aitäh!